1960. aastal oli Araali meri suuruselt 4. järv maailmas. Sajandeid oli see järv olnud rikkalik oaas keset Kesk-Aasia kõrbi ja steppe. Järve ääres oli rohkelt kalurikülasid, seal purjetasid uhked sõjalaevad. Tänaseks on Araali järvest alles vaid 10%. Kuivanud järve põhjal lebavad laevavrakid, järveäärsed kogukonnad on kaotanud oma elatise. Mis juhtus? Kuhu vesi kadus? Tere tulemast Videoõpsi geograafiatundi. Mina olen Kristo ja täna on meil teemaks veeringe. Eelnevalt peaksite olema õppinud seda, et igasugune maal leiduv vesi, ükskõik mis olekus või kus ta on, moodustab kokku hüdrosfääri. Ja täna me näeme, kuidas see vesi on hüdrosfääris pidevalt ringluses. Õhk atmosfääris liigub ka ringi, aga vesi on palju liikuvam. Vesi mitte ainult ei liigu ringi, vaid ka vahetab olekut. Ta võib olla nii veena meres, kui ka veeauruna pilvedes, kui ka jääna liustikes. Geograafias eristatakse 2 veeringet, suur veeringe ja väike veeringe. Vaatleme esmalt väikest veeringet. Me võime mõelda sellest kui väikesest veetilgast, keda ootab suur seiklus. Nagu paljude asjadega meie planeedil saab veeringe puhul kõik alguse päikese kiirgusest. Päikese kiirgus soojendab merevett. Meie veetilgakesel hakkab mõnusalt soe ja äkki hops, vesi tõuseb auruna atmosfääri. Aga seal üleval on atmosfääri jahedamad kihid, see veeaur jahtub. Tilgakesel hakkab külm ja mis siis juhtub? Ta kondenseerub vihmapilveks ja varsti sajab vihmana merre tagasi. Ja nii lühike seiklus oligi. See on siis veeringlus, mis toimub ainult maailmamere kohal ja seda nimetatakse väikeseks veeringeks. Aga kuna maailmameri moodustab suurima osa hüdrosfäärist, siis väike veeringe moodustab olulise osa kogu veeringest. Ja milline siis nüüd see suur veeringe on? See on see, kui käsitleme kogu veeringet, paneme kõik muud veeringlemise viisid sinna juurde. Siis on veetilgakesel hoopis rohkem erinevaid võimalusi seigelda. Alustame näiteks samast kohast. Ei pea ju alustama, sest see on ringlus, aga alustame meie siit. Vesi aurub merest, tõuseb auruna üles, aga seekord pilv liigub ka maismaa kohale ja sajab seal alla. See vesi sealt voolab jõgedesse ja järvedesse ja voolab lõpuks merre tagasi. Üks osa sellest aga imbub läbi maapinna põhjavette ja põhjavesi tungib jälle mõnes kohas allikana maapinnale ja voolab jälle jõena merre. Või mõnel juhul imbub põhjavesi ka otse merre. Ja mõnel puhul see vihmapilv liigub näiteks mõne külmema ala kohale, veeaur jäätub seal ja sajab lumena alla. Ja siis mõne aja pärast see lumi sulab ära ja voolab jälle jõena merre. Ja loomulikult aurumine ei pea toimuma ainult mere kohalt, toimub ka maa kohalt. Ja ikka sajab see lõpuks kuskile alla ja jõuab merre. Nii et hüdrosfääris on kõik liikumises ja jõuab alati ringiga tagasi. Ja väikest veeringet võib ette kujutada kui veetilga väikest seiklust ja suurt veeringet kui natuke pikemat ja mitmekesisemat seiklust. Ja laias laastus võib veeringes eristada 6 suuremat lüli. Aurumine, sademed, sulamine, jäätumine, jõgede äravool ja infiltratsioon ehk pinnasesse imbumine. Aga tegelikkuses on veel lülisid. Näiteks sublimatsioon on selline nähtus, kus lumi või jää aurub päikese käes, ilma et see vahepeal jõuaks veeks muutuda. Seda esineb kõrgmäestikes näiteks. Vastupidine protsess on depositsioon ehk sadenemine, millega veeaurust tekib otse jää. Meie tunneme seda hallana, mida me kohtame näiteks hilissügisel hommikuti maapinnal. Ja siis on veel transpiratsioon, mis on vee aurumine taimede pinnalt. See on eriti oluline näiteks vihmametsades, kus väga suur osa vihmast, mis seal alla sajab, on tegelikult aurunud taimede pealt. Mis omakorda tähendab, et kui vihmametsad maha raiutakse, siis jääb seal sademeid oluliselt vähemaks. See omakorda viib selleni, et need piirkonnad võivad hakata kannatama põua käes, rääkimata sellest, et see mõjutab kogu maailma kliimat. Nendes erinevates lülides toimub muidugi veeringlus väga erineva kiirusega. Aurumine ja vihma sadamine toimub väga kiiresti. Küsimus on päevades, eks ju. Samas kui liustikes või põhjavees võib vesi olla tuhandeid, isegi 10 000 aastaid. Nii et mõtle, kui sa jood maal puurkaevust pärit vett või näiteks mineraalvett, siis see on üks väga vana vesi. Mõtle, see vesi võib olla näinud Egiptuse püramiidide ehitust või Eesti esimesi asukaid.
aga maitseb ikka hästi ja on väga tervislik. Üks koht, kus mingi piirkonna veeringe hästi kajastub, on jõgede äravool. Ja seda võime vaadelda äravoolu diagrammide põhjal. Võtame näiteks Niiluse jõe. Niilus on väga pikk jõgi ja alamjooksul voolab ta läbi kõrbe. Ehk siis sealt kõrbest talle eriti vett ei lisandu. Peaaegu kõik vesi on pärit ülemjooksult, mis on Etioopia mägismaal. Ja seal on üks väga selge vihmahooaeg. Talvel on seal kuiv, vett on vähe, järelikult on ka Niiluse äravool väike. Suvel tulevad India ookeanilt mussoonvihmad, mis sajavad mägedes maha ja vesi hakkab voolama ja voolab ja voolab. Ja kuna Niilus on pikk jõgi, siis see vesi jõuab alamjooksule kohale sügisel. Siis olid vanaajal suured üleujutused oma viljaka mudaga, mis lõid aluse Egiptuse tsivilisatsioonile. Ja siis talvel jääb jälle vett väheseks. Ja nii iga aasta, see on üsna ennustatav muster. Tänapäeval on küll seal jõe peal tamm, nii et kui me mõõdaksime äravoolu tammist allavoolu, siis seal oleks äravool aasta läbi suht sama. Või võtame mõne teise suure jõe. Amazonas on ka suur jõgi, saab alguse kõrgetest mägedest, aga diagramm on täiesti erinev. Kuna Amazonas asub ekvatoriaalses kliimas, siis on sademeid aasta ringi ja suhteliselt ühtlaselt. Ja see tingib ka selle, et äravool on üpris ühtlane. Kõrgematel laiuskraadidel, kus on talviti lund, on jälle teistmoodi ebaühtlane äravool. Näiteks Obi jõel Siberis on talvekuudel üsna vähene vooluhulk, sest vesi on ju suuresti külmunud olekus. Aga kui mais hakkab Siberis lõpuks jää ja lumi sulama, siis on seal suur vesi ja veel sügisel natuke sügisvihmasid, enne kui tuleb talv ja vesi jääb jälle mõneks ajaks jää ja lumekujule. Ehk siis iga jõe äravoolu diagramm kajastab tegelikult aastast veeringet selle jõe valglas ja üldse seda, mis seal ümbruskonnas looduses toimub mõnes mõttes. Aga nüüd, mis juhtus selle Araali merega? Araali meri asub siin, Kasahstani ja Usbekistani vahel. Ja see on selline umbjärv, kust vett maailmamerre välja ei voola. See on nii-öelda lõpppeatus sealses veeringes. Aga kuna see on väga kuiv ja üsna soe piirkond, kus on kõrbed ja stepid, siis seal on ka väga palju aurumist, aga vähe sademeid. Seal kandis on ka jõed Amudarja ja Sõrdarja, mis saavad alguse Pamiri ja Tianshani mäestikest. Ja vanasti voolasid need Araali järve ja kompenseerisid aurumisest tulenevat veekadu. Aga pärast teist maailmasõda tuli Nõukogude Liidus inimestele hea mõte, et nende jõgede vett võiks ju kasutada selleks, et niisutada puuvilla istandusi. Nii et need kaks jõge põhimõtteliselt täielikult juhiti põldudele. Ja Araali merre enam eriti midagi sisse ei voolanud. Geograafias on selline mõiste nagu veebilanss, ehk siis iga piirkonna või veekogu kohta on võimalik välja arvutada, kui palju sealt vett välja läheb ja kui palju sinna sisse tuleb. Araali mere veebilanss läks paigast ära, läks miinusesse. Vesi aurus suures koguses välja, aga enam sisse ei tulnud. Ja tagajärjeks oli see, et Araali meri hakkas kahanema, mida on väga hästi näha satelliidipiltidelt. 50 aastaga on järv kaotanud 90% oma mahust. 90%! Ja mis sellega kaasnenud on? Esiteks, Araali mere kalatööstus on praktiliselt täielikult hävitatud. Ühelt poolt seepärast, et kui veetase alanes, siis endised sadamad koos laevadega jäid keset tühja soolakõrbe. Teiseks seepärast, et kui vesi järvest ära aurub, siis soolad jäävad sinna alles. Ja seega järve soolasus kasvab pidevalt ja sealsed kalaliigid ei pea enam seal vastu. Et puuvilla kasvatus suudeti muidugi laiendada nende jõgede ümberjuhtimisega, aga samal ajal oli see sisuliselt kuul pähe kaluritele. Teiseks, endises järvepõhjas on nüüd soolakõrbed, kus tekivad sageli tolmutormid, mis kannavad endaga kaasa igasugu mürgiseid aineid, mis sinna järvepõhja sadestunud olid. Ja see põhjustab väga tõsiseid kahjusid kohalike elanike tervisele, põhjustades hingamisteede haigusi, vähki ja laste väärarenguid. Seepärast on äärmiselt oluline, et veevarudesse suhtutaks tõsiselt ja veebilanssi mõnes veekogus ei viidaks tasakaalust välja. Maailmas on praegu mitmeid piirkondi, näiteks California osariik Ameerikas, kus puhtast veest on tekkinud puudus, sest seal on kuiv kliima ja samas väga palju jõukaid elanikke, kes kõik tarbivad suurel hulgal vett. Joogiks, söögi valmistamiseks, nõude pesemiseks, duši all käimiseks, põldude niisutamiseks, muru kastmiseks, tehaste jahutuseks ja nii edasi. Ja viimasel ajal on seal hakatud inimeste veekasutust ka piirama, et puhas vesi täiesti otsa ei saaks. See on tegelikult suur luksus, mis meil on, et
lihtsalt keerad dušikraani lahti ja võid istuda seal sooja vee all nii kaua kui soovid ja see ei maksa sulle suurt midagi. Meil Eestis on õnneks veevarudega veel hästi, aga California ja eriti Araali mere näidetest võiksime kõrva taha panna, et hooletul veega ümberkäimisel võivad olla väga kurvad tagajärjed. Nii, aga mida me siis seekord õppisime? Esiteks, hüdrosfääris käib vesi pidevalt ringi, vahetades nii asukohta kui ka olekut. Teiseks, eristatakse suurt ja väikest veeringet. Väike veeringe hõlmab ainult veeringlust maailmamere ja selle kohal oleva atmosfääri vahel, suur veeringe aga kogu veeringet, sealhulgas veeringlust mageveekogudes, liustikes ja põhjavees. Kolmandaks, veeringe lülideks on aurumine, sademed, jäätumine, sulamine, jõgede äravool, infiltratsioon, transpiratsioon, sublimatsioon ja depositsioon. Neljandaks, õppisime ka seda, kuidas maailma eri piirkondades toimub veeringe erinevat moodi ja kuidas see kajastub jõgede äravoolu diagrammides. Viiendaks, Araali meri kuivas ära seetõttu, et sinna suubuvad jõed suunati puuvilla istanduste niisutuseks ja veebilanss viidi tasakaalust välja. Ja aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele, tuttavatele. Anna meile ka kindlasti teada, milliseid teemasid me sinu arust järgmiseks käsitleda võiksime. Aga praegu nägemist ja järgmise korrani!